vaadatakse käivet ja nõutav käive oli 1000. 1000, see tähendab siis siin oli, kas oli õppedirektori ka 50? 50 ja 500 või? Oli niimoodi. Grupi käive kokku on ja miinimum. Siis kuldsel direktoril, siin on muutus, näed. Kuldsel direktoril on direktorite arude arv on 2 ja direktorid kokku on vaja 2. Ennem oli 3. Ennem oli 3, jah. Ennem oli vaja, et oleks siis kas 3 direktorit eraldi või siis üks on juba õppedirektor. Nüüd on 2. Smaragd-direktoril jalgade arv tõusis, on ju? Ei, arude arv ei samas 3 aru. Ja 4 direktorit. 4 või? Ja 4 direktorit. Ennem oli 6 direktorit, 3 arus. Ja briljantidel on nüüd 4 jalga ja 3 jalga. 3 jalga. Ja siin on 3 jalga. Aga selle Smaragdil on ka ikka 3 või on 2? No siin selles, mis Marina ütles on 3. No okei, 3. Siia 3 jalga juurde ei ole vaja. Ja direktorid oli kokku 8 vist vaja. On ju? Jah, 8. 8. Ennem oli brillant direktor 12. Ja 4 jalga oli. Siin on tähtsad olid need käived. Kulddirektoril oli miinimumkäive vist 2000. 2000, jah. 2000. Enne oli 3. Mis siin on? 3500. Siin on 3500. Ja kogu struktuur kokku. Nii. Ja brillantdirektor oli 6500. Ehk siis nüüd on staatus seotud hästi käibega. Käibega, jah. Ja siin hakkas juba see jaotamine aina. Brillantdirektorist alates. Ennem ei olnud käibe jaotamist. Või oli siit alates? Vaata Mari, kas seal on tärn? Smaragd ei olnud. Vanast ei olnud. Oota, vaata, mul oli see pilt. Et see jaotamise reegel, et siin on sellest teemadest. 6500-st, jah. Jah, siis 6500-st, et need käibed tulid natuke allapoole, direktorite arvu ei ole enam nii oluline. Et näiteks meistriks ennem saada oli vaja 24 direktorit. Ja oli vaja, et oleks jaotumine veel, et 12 direktorit võis olla ühes jalas ja teised 12 võisid olema kõrval. Nüüd enam direktorite jaotumist ei jälgita. Jälgitakse käibe jaotumist. Käibe jaotumist. Käibe jaotumist. Käibe jaotumine peab olema 50-50. Et 50% tuleb ühest jalast ja teised 50 peab saama kokku nendest teistest jalgadest kokku. No see on kõvemast jalast pool ja ülejäänud kõik kokku. Jah. Et see peab nagu see tasakaal olema. Kui teistest jalgadest kokku on üle poole juba või pool vähemalt, siis see teist nagu üldse ei vaadata seda kõvemat jalga, nagu ei ole mõtet vaadata, et sealt tuleb kõik kokku. Et need on nagu peamised muutused. Ja pane see kulddirektorist hakkab 70, jah? Hakkas, siin hakkab 70 ja 500. Ja see on ka 70. Ja siin oli 100. Ei ole, 100 meistri. Ja need arenguboonuse preemiad, siis need kadusid ära nüüd. Arenguboonust, nüüd on see boonus, et 750 ja sa saad juba 50 UE-deni juurde. Et kõikide käibed tegelikult põhimõtteliselt tõusevad. Ja õppedirektorit on lihtne ära teha. Teed 1500 punkti ise jõuga. Sest kui sa iga päev räägid vähemalt 3 inimesele, siis 3-st 1, iga päev võiks hakata millegagi peale. Siis sa tegelikult kuu ajaga, kui sa juba saad 15 liituvat endal, kes teeb 100 punktise ostus, on 1500 punkti koos. Ja nüüd on jah see, et kohe hakata rääkima seda 50 punkti preemiat. Ja need käibed läheksid 750 peale, vähemalt käibed 750. Sest siis te saate oma need kõik ilusti kohe läheme ruumist välja. Kui te kõiki oma inimesi õpetate
et tee 750, siis sa saad 43 eurot juba juurde, tegelikult see on juba täiesti motiveeriv. Ja niimoodi õpetage. See las olla selline alampiir, et sa saad. No vaata, me kunagi arvutasime, et tegelikult kõige parem tulemuslik, ütleme see raha teenimise ja käibe pealt oligi meil 8 punni, vaata me arvutasime välja. Siin näiteks meistrina võib tunduda praegu, et pilt on nii ilus, et kui ennem oli vaja 5 aru, siis nüüd on arusi vähem, 4. Ja kui enne oli vaja 24 direktorit, siis nüüd on 16. Aga kui teie käive ei tule 12 500, siis see ei ole teile nii ilus, on ju. Seega õpetage kõikidele seda 750, teed 750, saad 43 euri juba juurde. Sest nad teevad suurema käibe, nad juba selle pealt 500 pealt ju teenib vähem, 750 saab veel rohkem raha ja saab veel lisaks 43 eurot. Et see on selleks vajalik, et kui te siit niimoodi edasi lähete, 100 euro asemel saab 200 juurde, eks ju. Et muidu ju on 500 pealt tuleb see 108 eurot, siis tuleb see 43 pluss veel selle 250 pealt ju ka 50. Jah, et siis kui sa teed 750, tegelikult 250 punkti ei ole raske teha juurde. On ju, ja 100 euri juba saate lisatasud. Aga autoboonus on 12 000 peal. Autoboonus on 20 000 peal. 20 000 peal. Ja puhkus ka. Et tore on see, et tähendab, mis oli see eelmise variantiga, oli see, et need arenguboonuse preemiad tegelikult hoidsid kinni staatust ja sedasi minekut, mis võttis inimestelt tegelikult seda tegutsemislusti vähemaks. Et nüüd on oodata seda, et meie inimesi väga palju järjest hakkab staatused hakkavad tõusma, et ta on nagu selline, mis annab jälle nagu sellist motivatsiooni ja inspiratsiooni tegutseda ja minu meelest nagu super hea lahendus. See raha võiti ära veel tippmeistritelt. Tippmeistritelt, et need, mis olid toredad need... Nad loobusid, mitte ei võetud ära, nad loobusid. Loobusid oma nendest... Et alaliinid paremini ennast tunneksid. Ja need suured kopsakad summad, mis sinna tulid, need võeti ära ja anti kõik siia. Et võeti kuulda seda me erinevat ja mõeldi, et mis teha, et... Anname siis alla poole. Ja see ongi õige, sellepärast, et nad saavad selle tagasi. Muidugi saavad käive kasvab, nad saavad ikkagi tagasi. Topelt tuleb tagasi. Globaalse protsent on suur. Et tuld teeme alt. Et anna ja sulle antakse. Et see on minu meelest nagu puhas rõõmu sõnum. Et see arenguboonusega kadus ära see motivatsioon just sellepärast, et need arenguboonused ei tulnud inimestel iga kuu. Ei tulnud nii lihtsalt. Ei, no seal oli veel see point, et sul tuli käive täis, aga juhuslikult näiteks kogemata tuli aru juurde, sa tõusid selles klassis ja sul jäi preemiast teid ilma ja tagasi teed enam ei ole. Lihtsalt nagu kahe kuhja vahel. Et see marketingplaan, mis nüüd hakkab toimetama, see on nagu väga võimas, et see annab just nagu sinna alla seda õhku juurde. Hakkab meistrit tulema. Ja, et alla just annab õhku juurde. Just sellele direktorile, kes tuleb ja täna esimest korda tuleb ja teeb esimene kuu tõsiselt oma sponsoriga tööd, leiavad kuu aja jooksul selle käibe kokku oma inimestest, loovad, formeerivad seda meeskonda. Ja kui selle eest veel preemiat antakse niimoodi, et sa oma tooted saad, tegelikult makstakse kinni, sul oma tooted. See on väga hea tulemus. Kas kellegi on kirjas see mitu protsenti? Mul on. Ja siis on nüüd niimoodi, ma võin ette lugeda, et direktorite sisse tuleb. Kas selle sinna saaks ka kirjutada? Keskmiselt vastutusel direktor on 6%. Sellise uue plaaniga direktorite sisse tuleb keskmiselt kasvab 6%. Aga umbes mingid summad, ebamäärased? Ei, arvute 6%, ütleme 200, see on juba, eks ole, õbedirektoritel 24%. 24 juba. Õbedirektor saab 24% rohkem raha. Ehk kui enne saab 200... Veerandi peaaegu. See on arvestatud selle 750. Ja. Kulddirektor 32%. Pange tähele, et põhirahv pandi just selle kullast